Minu nimi on Hedi-Laurin Pärn. Õpin Pärnumaa Kutsehariduskeskuses pagarkondiitri erialal. Praktika toimus 9. oktoobril kuni 11. novembrini. Meie reisi alguseks me asusime Pärnust Riiga. Riia lennujaamast saime siis piletid ning seejärel lennukiga sõitsime Malagasse ja Malagast Granadasse. Granadast me siis tellisime omale takso ning asusime teele oma armsasse Whiteness hostelli. Inimesed võtsid meid seal väga ilusti vastu ning saime oma käepaelad ja siis ööbisime seal oma esimese öö. Ettevõtte struktuur oli üpris väike. Ettevõttes töötas ligi 6 inimest, 3 naist ning 3 meest. Ettevõte oli pisike, 2-korruseline pood. Allkorrusel on köök ja üleval oli pood, kus nad siis müüsid oma tooteid. Minu asend oli siis allköögis. Minu põhilised tegevused olid siis pagarileti täitmine, küpsetiste küpsetamine ja sain valmistada veel saiakesi ja igasuguseid stritsleid, erinevaid torte, kooke ja ma ütlen kohe, hinnad olid küll seal sellised veidi kallimad, kuid koogid olid väga ilusad ja väga maitsvad. Väga uusi masinaid seal ei olnud, mida ma juba ei peaks teadma, kuid paarid masinad näiteks taigna segamismasin oli sellised vanemad mudelid. Kui ma näiteks harjunud olen, nende kasutamine oli küll veidi raske, kui sellega ma harjusin koheselt ära. Minu kellaajad minu praktikas olid siis kella 7 kuni kella 3. Kuid ma sain varem ära. Kuskil 2-1 ajal, kuna Fakovol lõppes siis ühest töö ning neil ei olnud mulle enam mitte midagi anda. Nii et ma sain natukene varem töölt ära. Oma vabadel päevadel pooled meist läksid randa, kuid mina kahjuks randa ei jõudnud. Me veel käisime vaatamas vaatamisväärsusi ja linna peal kõndimas ning nägema väga ilusaid kohti ja kirikuid. Me olime koos minu toanaabriga siis leidnud ühe väikse rajakese, mis viis üles mäkke. Me ronisime sealt mäest ülesse ning leidsime hästi ilusa vaate. Kuskil kaugelt me kuulsime vee häält ning mõtlesime, et lähme siis kuskile sinna poole. Seejärel me nägime koske. Me siis rändasime sinna kose poole. Oleks peaaegu 3 korda äkki kukkunud alla sealt, kuid see elamus oli väga tore. Tõesti, Granada on väga ilus koht. Peale kose juurest käimist ma tegin selle lollivea, et ma jõin seda kosevett ning äkki 2 päeva hiljem ma tundsin ennast väga halvasti ja ma pidin nädal aega kodus istuma, kuna mul oli kõrge palavik ja väga halb olla. Ma ütleks, et praktika San Joses oli väga vapustav ja väga meelepärane kogemus. Inimesed olid väga lahked, väga vastuvõtvad ja väga soojad. Nad olid naljakad ja neil oli väga hea muusikamaitse. Praktika kohas ei olnud mitte kunagi vaikne. Ei tulnud sekunditki, kus oli vaikus, kus näiteks mõlemad Fakovod kas ei laulnud või ei karjunud või ei häälitsenud samal ajal, kui nad oma tainast rullisid või siis tegid oma kooke. Iga päev kõndisin kuskil 2,5 kilomeetrit oma töökohta. Tänavad olid alati puhtad, kuna nad koristasid seal siis iga päev, hommikul ja õhtul. Üldkokkuvõttes mul oli lõbus ja mulle küll öeldi, et ma olin algselt liiga tagasihoidlik ja arg. Nii et ma sooviks seda natukene parandada, natukene ennast rohkem oma mugavustsioonist natukene välja, ennast rohkem viia, rohkem suhelda inimestega. Aitäh kuulamast ja ma soovin teile ilusat päeva jätku.